Tere! Tere ka minu poolt. Käes on juuni keskpaik ja teeme väikse jaanieelse infoampsu vilja osas. Ja kohe sellest ka lähemalt. No viimane uudis on siin ikkagi nüüd see, et USA ja Iraan saavad mingisuguse kokkuleppe või vähemalt see kokkuleppe võimalikkus on õhus. Ja siin-seal ikkagi sellele kõvasti spekuleeritakse ja see on tegelikult avaldanud mõju juba ka toorainete hindadele siin turgudele, et ole hea Tanel, see mõjutab tegelikult väetist kõige rohkem võib-olla hetkel nii-öelda kiirkorras, et mis mõju see siis on ja mis sellest siis nii-öelda arvata? Tõepoolest, et peale seda, kui tulid uudised, et kokkulepe on sündimas, siis tegelikult gaasi hind tegi päris märkimisväärse kukkumise. Et kogu maikuu me olime olnud seal vahemikus selline 50 eurot megavatt-tunni kohta, siis peale seda uudist me kukkusime kohe 42 juurde. Nii et protsendiliselt oli see tegelikult ikkagi päris suur kukkumine. Kuid kui vaadata nüüd natukene tagasi, siis ma näen, et siin aprilli keskpaigas me olime tegelikult oma hinnaga isegi madalam, sest õhus olid sarnased uudised, ka siis räägiti vaherahust, seda küll siis ei sündinud. Nii et gaasi hind peale seda sealt veel ikkagi ta jõudis korra minna ka alla 40, siis ta läks tagasi üles 50 juurde. Kui me vaatame päris sõja eelsesse aega, siis kukkumisruumi veel on, et siis me võiksime tegelikult ikkagi kukkuda sinna 30 euro juurde megavatt-tunni kohta. Nii et me oleme küll alla tulnud, kuid ootaks tegelikult veel järgmist sammu allapoole. Ja kuidas ja kas see üldse veel mingit sügisväetisi mõjutab? See on nii-öelda kõige lähem probleem siin võib-olla põllumeestel, mis on vaja lahendada, et kuidas sellele see mõju võiks olla või kas üldse on? Sellega on natukene keerulisem, et kui me vaatame, et talirapsi külviaeg hakkab meil siin augusti algusega peale, siin on meil jäänud täna 5-6 nädalat. Teravilja külviga on küll natukene rohkem aega, olenevalt siin kultuuridest, aga siiski võib-olla kuu aega veel rohkem aega, kuid siiski need väetised, mida me siin sügisel kasutama hakkame, siis need väetised täna kõige hilisemad on veel tootmises, aga tegelikult enamus neist on kas teel või juba jõudnud siia. Nii et see hinnalangus, mis täna on võib-olla siin esmastelt toorates näha, väetiste hindadesse veel selles sügiseks ei jõua kahjuks. Või vähemalt mitte nii suurel määral on ju? Jah, ja kui jõuab, siis võib see kahjuks jääda natukene hiljaks meie jaoks, vähemalt sügisväetiste osas. Kui me vaatame kevadesse, siis seal võib olla pilt natukene teine. Et gaasi hind eelkõige mõjutab kindlasti siis lämmastikväetiste tootmist ja turu peal on tegelikult näha, et karbamiidi hind on oma tippudest juba tulnud märkimisväärselt allapoole, nii et üks hetk jõuab see hind ka meil siin lämmastikväetise hindadesse, nii et kevadeks meie isiklikult küll ootame pigem hinnalangust, kuid siin on ka põhjuseid, miks see võib juhtuda, et see ei realiseeru. Näiteks viimane uudis on see, et 1. jaanuarist 2027 kehtestab Suurbritannia oma CBAM-süsteemi, ehk siis läheb sama teed, mis on läinud Euroopa Liit. Ja kui ma vaatasin näiteks Suurbritannia lämmastikväetiste kasutamist, siis ma nägin, et see number oli 800 000 kuni 1 miljon tonni aastas. Euroopa Liit samal ajal kasutab umbes 8 miljonit kuni 10 miljonit tonni lämmastikväetised, nii et laias laastus on see 10% Euroopa Liidu kasutatavatest lämmastikväetistest. Aga kuidas ütleme siis meie väetishinda võiks mõjutada? Kui nüüd see Suurbritannia oma selle 10%-ga tuleb ka siia turu peale, kus meie oma lämmastikväetise ostame, täna me ostame suuresti ikkagi Euroopa Liidus toodetud lämmastikväetise, siis võiks öelda, et see konkurents siin kindlasti hakkab suurenema. Ja see võib omakorda nüüd hakata neid hindu üleval hoidma. Nii et on põhjuseid, miks hind võiks allapoole tulla, aga samamoodi leidub ka põhjuseid, miks hind võiks jääda sinna, kus ta on. Selleks, et hind tõuseks, neid põhjuseid täna on natukene raske näha. Kuid siin ikkagi võib-olla tootjatele jälle rõhutaks seda, et hajutage nii oma oste kui oma müüke, nii et võib-olla ka osta täna mingisugune kogus lämmastikväetist juba ära. Ja jätkame siit peale väetisi nüüd uuesti viljaga, et Marge, ega see sama, mis on väetisi mõjutanud, tegelikult ju mõjutab mingil määral ka vilja, aga mis meil siis peamised viljauudised praegu on, mis nii-öelda mõjutavad? Ja tere ka minu poolt ja muidugi, ega siis viljamaailm samamoodi vaatab, mis geopoliitikas toimub ja ühtepidi need samad uudised, mis siis tavameedias on, ega see mõjutab ka, ütleme, kaugemalt või lähemalt ka siis meid.
ja noh, muidugi ega tegelikult on need ikkagi head uudised. Lõpeb ära see nii-öelda teadmatus, aga noh, kas see üldse veel lõpeb, sedagi veel ei tea. See veel ei ole kindel, nii et see on vist 19 väidetavalt, aga elame-näeme. Ja, aga kuidas ta vilja mõjutab, et noh, kõigepealt loomulikult, kui meil on väga kõrged naftahinnad, siis loomulikult mõjutab ostujõudu, mõjutab inflatsiooni ja see on näiteks ostjariikidele äärmiselt oluline, et ega täna ka ju ega see väin on ikkagi kinni, need laevad ei sõida praegu kuhugi välja ja isegi kui nafta hind alla tuli, eks ole, siis tegelikult reaalselt kaubeldakse ju hoopis teistsugustel tasemetel. See on ka põhjus näiteks, miks ei ole meil ka tavatanklates kütusehinnad veel langenud, sest reaalselt füüsiliselt kaubeldakse hoopis teistsugustel tasemetel. Jah, et ka seal on lisaks börsihinnal on ju nii-öelda valemid, laevatushinnad on hoopis teised, nii et natukene ikkagi läheb aega enne, kui see reaalhindadesse meile jõuab, aga juba positiivne algus on tehtud. Ma usun, et kui nüüd see 19 tõesti see tehakse, see kokkulepe ära ja ei tule sealt mingit eskalatsiooni, siis ikkagi, ma arvan, lähikuu jooksul võiks ikka jõuda ilusti siia ka. Ja mis on muidugi hea, on see, et kui inflatsiooni suudetakse sellega ohjeldada, see tähendab, et just importijate riikidel võib olla rohkem ostujõudu ja see on meile siin eksportijatel nagu väga oluline. Kohe muidugi vastu räägib see, mida ma just ütlesin, et samal ajal impordijad riigid, kõik Aafrika riigid, Türgi seal juures veel lisaks, neil on väga head saagid. Jah, me oleme eelnevates saadetes seda puudutanud ka, aga jätkuvalt need on kinnitust leidnud. Täpselt ja praegu seal tegelikult koristus käib, saagid on head, kuid mis nüüd ka täna siit ja sealt kuulda oli, et võib-olla kvaliteet ei ole see. Noh, me oleme seda näinud ise ka Eestis, et kui on head saagikused, siis tegelikult kvaliteet natuke annab tagasi, nii et sama on ka näiteks Marokos ja Alžeerias, et ei tule võib-olla seda oodatud kvaliteeti, mis tähendab, et võib tulla vajadus siis ikkagi impordida võib-olla paremat kvaliteeti või kõrgema proteiiniga kvaliteet, et siis tuleks selline vajalik kvaliteet kokku neil. Nii et ühtepidi nad impordivad vähem, see on selge, aga võib-olla siis muutub see struktuur või see kvaliteet, mida neil seal vaja on. Seda saame huviga näha, sest et see võib-olla toetab meie nii-öelda toidunisu hindasid. Ja, tahaks loota. Ja noh, muidugi, kus juba koristus käib ka Euroopas, näiteks Andaluusia, Hispaanias on tegelikult oma koristusega lõpetanud juba ja praegu on sealt positiivsed uudised, saagikus üldiselt keskmine ja noh, juba ette rutates võib öelda, et ega võrreldes nüüd eelmise aastaga Hispaania ju ootab sellel aastal sellist, ütleme siis, keskpärast saaki, et eelmine aasta oli väga suur õnnestumine ja see aasta jääb nii-öelda toodang alla sellele, kuid samal ajal noh, põhipiirkonnad veel ei ole ju koristama hakanud. Nii et tegelikult me liigume sellesse aega, kus järjest rohkem tuleb infot meil ka Euroopast, mida koristatakse ja kuidas saagikused on, noh näiteks sakslastega rääkisin täna, 2 nädala pärast nad hakkavad taliotra koristama, nii et siis hakkame saama ka seda infot, nii et no väga põnevaks läheb, väga põnevaks. Hooaeg on kohe lähedal ja seda hõngu sellist on tunda juba. Ja just. Ja kui me vaatame üldse, mis nagu börsil on toimunud, no kui ma vaatan ka praegu Matifit, siis detsembri Matif on hetkel 208,75 ja novembri Matif Rapsil on siis 519,50, nii et tegelikult ütleme, et võrreldes eelmise korraga oleme vaikselt alla liikunud ja graafiliselt on seda ka väga hästi näha ja see allatulek on tegelikult olnud päris, ma ütleksin, julm isegi. Suht järsk. Ja see on juhtunud tegelikult, kui me futuure vaatame, siis kõikides nii-öelda tooraine kompleksides, et soja ja maisiga sama asi. Ja kui nüüd rääkida puhtalt nisust, siis no, miks on siis alla tulnud hinnad? Kõigepealt me näeme, et kui me vaatame ilmastikku üleüldiselt, siis siiani on olnud väga okei, aga me kohe räägime ilmast lähemalt. Siis poliitiliselt hakkab nii-öelda asi korda saama, võime siis öelda. Vähemalt mõnes kohas. Ja nüüd, mis on toimunud üldsegi siis põllumajanduse nii-öelda toorainetes, siis fondid on järsult ja ma ütleks lausa massiliselt müünud futuure. Ja see on ka põhjustanud siis futuuris sellise kiire langus, et seda me näeme kõikides graafikus, nii Matifist kui Chicago nisu hindades. Ja kui me pärast poole vaatame ka natukene siis maisi ja soja samamoodi, no järsud langused, aga need on tõesti futuuridest, nii et turud on tegelikult täna üle müüdud.
ja seda me näeme ka siis nii-öelda oma viljahindades. Nii et tänane korrektsioon, kui me näeme siin üsna rohelist pilti võrreldes viimaste päevadega, siis võib öelda, et natukene on siis see surve nii-öelda tagasi andnud või on kerge korrektsioon nii-öelda siis. Just ja nüüd tulles tagasi siis, et miks need sellised väiksed korrektsioonid võib-olla on või et miks ei ole Matif siis edasi langenud, täna ongi meil natukene roheline pilt. Et kui nüüd ilmakaartide juurde minna, siis ikkagi Euroopat tuleb vaadata ilmastikuvõtmes, sest Euroopa ju tegelikult sellel aastal planeerib ja prognoosib tegelikult vähem saaki kui eelmisel aastal, kuskil selline võib-olla 7 miljonit tonni vähem, kui siis eelmisel aastal me nisuga õnnestusime. Ja praegu, kui me vaatame ilmakaarte, siis Euroopas on näha jätkuvalt kuumalaine, vähe sademeid ja nüüd ikkagi, et kuidas see mõjub ikkagi siis nisusaagile. Ja selles mõttes on see nagu huvitav, sest maailm jälgib väga, kuidas Euroopa siin õnnestub, kuid näiteks kui me vaatame Prantsusmaa seisu, siis jätkuvalt 77% nisust ja nisupõlludest on seal heas või väga heas olukorras võrreldes siis eelmise aastaga, kui see protsent oli 70. Nii et tuleb jälle vaadata, kuidas siis prantslastel see nisukoristuse algus seal läheb. Samal ajal, kui me võtame jälle siia kõrvale näiteks Venemaa, siis seal on vastupidine olukord. Venemaa ju prognoosib ka sellel aastal nagu ülikõva saaki. Ütleme niimoodi, et selline võib-olla lausa 90 miljonit tonni nisu võrreldes siis eelmise aastaga jälle mitmed miljonid rohkem, kuid praegu on seal väga märg ja võib isegi öelda, et võib-olla liiga palju sademeid, nii et jälle oleme sellises ilmaturus ka Venemaa mõistes. Samal ajal on igal juhul väga palju seda vana saaki veel ladudes nii prantslastel kui venelastel, nii et isegi kui neil midagi hilineb või natukene annab kvaliteeti järgi, siis eelmise aasta vana saaklaos aitab neil nii-öelda realiseerida siis kas siis nii-öelda uusi lepinguid selle vana saagiga või siis on vaja see vana saak eest ära saada kiiresti, nii et igal juhul see surve on oodata sellegi poolest olenemata. Sellist koristussurvet. Just. Ja näiteks ka tuli täna ka Rumeeniast jälle informatsioon, et põllud on seal ka väga hästi ja pilt on ilus, et oodatakse ka sealt näiteks 1 miljon tonni rohkem saaki võrreldes eelmise aastaga. Nii et see on ka meile väga oluline, sest just Rumeenia, Bulgaaria, see piirkond on sellel aastal, ütleme, et eelmisel aastal juba sellise kõva arengu teinud ja ka sellel aastal tundub, et on nii-öelda meile väga oluliseks konkurendiks, et ega siis meil sihtturud ekspordis on tegelikult ju samad, et tahame ju ikkagi nendele riikidele eksportida, kes seda ostavad. Jah, ja meie piirkond on kahjuks natukene kaugemal võrreldes nendega, nii et neil on see positsioon natuke soodsam kui meil, aga lõpuks eks igal asjal oma hind nii-öelda. Ja kui me vaatame siis edasi siin nisupilti, et näiteks USA poole, siis USA-s talinisu on kuskil selline 25% koristatud. Ütleme, et see, et seal talinisuga kehvasti on, see on juba hindadesse sisse kirjutatud, see oli juba varem teada ja nüüd jälgitakse, kuidas on siis suvinisu olukord. Ja suvinisu põllud on kuskil ajaloolisel tasemel, 55% talinisu põlludest on siis heas või väga heas olukorras. Eelmisel aastal oli see näiteks 50% ringis, nii et seal sellega praegu hetkel nagu riski ei nähta, aga ikkagi USA pilti jälgitakse ja kui me hüppamegi siit nüüd siis graafikutesse, me näemegi, et kui kiiresti on siis tulnud Matif alla ja kõrvale toon ka siia tegelikult USA pildi samamoodi, et ka USA nisu hinnad on futuurides kõvasti alla liikunud just nendel põhjustel, mida enne mainisin. Ja tehniliselt täna olemegi sellises koridoris, kus on väga huvitav, et mida see detsembri Matif teeb, et selline tase 210, 220 võiks seal vahel liikuda, kui me siit üle selle 210 nagu murdume, või ütleme, et üles lähme, et täna on meil 208 ja hetkel me liigume selline 200-208 koridoris, nii et tehniliselt ka väga huvitav olukord. Kui siit nüüd üles läheb, siis võib oodata kerget tõusu veel? Võib ja just nimelt, aga ütleme siis niimoodi, kõik nüüd oleneb ka, millised ilmastikutingimused on ja kuidas moodi ka ostjad reageerivad, ja kuidas need esimesed koristusinfod tulevad, nii et tegelikult selline juuni lõpp on päris huvitav olukord tegelikult ja saab olema ka huvitav. Ja me oleme varem ka öelnud, et tegelikult seal juuni lõpus, juuni alguses tulevad USA külvipindade informatsioonid
ja et kui palju ikkagi siis on maisi ja soja külvatud. Praegu ikkagi arvatakse seda, et on külvatud õlikultuure tunduvalt rohkem võrreldes maisiga. Ja kui me võtame siia ette näiteks maisi futuuripildina, see kukkumine on väga järsk ja just sellel põhjusel, et fondid siis müüsid oma futuure massiivselt ja selle tõttu siis hinnad alla tulid. Ja nüüd, kui mõtleme korraks selliselt, et kui tuleb informatsioon, et oodatust on palju vähem maisi külvatud USAs näiteks, siis võib teha põrke väga kiirelt ja hüpata üles ja see tõmbab ka jälle nagu nisu kaasa. Nii et ses mõttes on nagu selline huvitav periood ja me oleme seda tegelikult ajalooliselt ise ka siin hea mitu aastat ka näinud, kus just meie põllupäeva ajal, kui meil on tavaliselt juuli alguses, nii et ka seal võib tekkida tegelikult turgudel, võib tekkida, ma ei ütle, et tuleb, aga võib tekkida mingi muutus. Üldjuhul saab ikkagi öelda seda, et turul on kaupa piisavalt, et mingit puudujääki ei ole, kuid sellised muutused turul, selleks peab olema valmis. Ja vastupidiselt siis soja osas, et praegu ka, kui vaatata graafiliselt, siis soja futuurid on ka kõvasti alla tulnud, kuid taaskord, et kui nähakse, et soja on rohkem külvatud, siis me võime rohkemgi kukkuda. Vastu sellele kõigele räägib muidugi see, et maisi osas, et näiteks etanool on praegu, etanoolitööstusele on maisi, nõudlus väga kõrge ja kasutusse läheb väga palju ja soja puhul samamoodi tegelikult pressitakse seda hoogsasti ja marginaalid on seal kõrged, nii et see hoiab tegelikult sellist tarbimist ja nõudlust kõrgel, mistõttu tegelikult ei olegi võib-olla see kukkumine nii kiiresti tulnud. No vaatame jah, sest et see on huvitav koht nüüd just eriti sojaõli osas või soja osas, sest et kui nüüd nafta hind ikkagi peaks alla tulema ja ka reaalhindadesse jõudma, siis ma arvan, et see seda õlinõudlust ikkagi mõjutab. Nii et vaatame, see on niisugune huvitav moment, mida kindlasti jälgida tulevikus siin. Ja täpselt. Ja ma olen siia endale veel üles ka märkinud, et näiteks USAs on, kes on kõige suurem maisikasvataja, näiteks maisipõllud on tegelikult väga heas olukorras, et kuskil 68% põldudest on väga heas olukorras, et eelmine aasta oli see ka 70% ümber, et veel on minna muidugi, aga pilt üldiselt on hea. Ehk et fundamentaalselt, kui me vaatame nii-öelda saagiprognoose ja toodanguid, siis hetkel sealt mingit sellist vaud ei tule, et miks hind peaks üles hüppama, et pigem on ikkagi näha, et see langus peaks nii-öelda edasi kestma, vähemalt mingi ajani on ju, aga loomulikult keegi ei tea, mis ajani see nii-öelda kesta võiks, aga hooaja surve ikkagi annab tunda, et on tulemas. Ja täpselt nii ja seda näitavad ka tegelikult ma juba mitmendat korda mainin, et fondide tegevused, kui nad enne võib-olla panustasid rohkem sellisele maisi ja soja tõusule, siis nüüd absoluutselt mais on müüdud nagu ära, ma ütleks ka üle müüdud ja enam ei ole nagu põhjust. Võib-olla oli ka see, et SpaceX tuli turule ja raha oli vaja välja võtta ja minna nii-öelda IPO-sse, et leida sellele rahale nagu kiiremat kasumijootust. Et see kindlasti muideks avaldas mõju ka meie turgudele. Vaatame rapsi ka, et see on meie põllumeele võib-olla kõige olulisem, et raps on ka nüüd kõvasti alla tulnud, et mis olukord seal nii-öelda rapsi osas on praegu? Peab ütlema, et need põllumehed kindlasti tegid oma õige valiku, kui raps oli väga kõrgel tasemel, et siin ikkagi üle 520 vist käis meil ära hind Muugal, jah? 520 jah, oli ära, nii et see oli üks paremaid hindasid, jah. Ja täna ma vaatan hetkel Matif ongi siin 520 juures, et jah, turg on tulnud alla ja me oleme murdunud läbi ka nii-öelda sellise tehnilise koridori, et suures pildis rapsi pilt globaalselt on hästi. Kui me vaatame üleüldist pilti, siis võib-olla 1 miljon tonn tuleb vähem rapsi võrreldes eelmise aastaga, kui hästi selliselt... Sa räägid maailmast või Euroopast? Maailmast, sest ütleme, et kus see tagasilöök on, võib-olla eelkõige just Austraaliast. Et üleüldiselt Austraalias praegu ikkagi valmistutakse sellest, et seal kuskil võib-olla 50% tuleb vähem saaki kui eelmine aasta kõikides kultuurides. Aga see, võin ka öelda, on juba hindadesse sisse kirjutatud, sellega juba globaalselt arvestatakse. Aga rapsi juurde tagasi tulles, siis Euroopas ikkagi prognoositakse rohkem saaki võrreldes eelmise aastaga natukene, hektareid on rohkem külvatud, aga mis puudutab meie piirkonda, siis just Leedu andis nii-öelda omad andmed ja mida me oleme varem ka siin juba, mis on läbi käinud, et Leedu on külvanud sellel aastal vähem rapsi, kui 13% vähem hektareid võrreldes eelmise aastaga,
see tähendab, et kokku on neil hektareid kuskil 300 000 hektarit, noh, mis on ka tegelikult, kui on hea saak, ikka meil tuleb kuskil sinna alla 1 miljoni tonni, eks ole. Aga ikkagi selline suur kukkumine rapsi hektarites ja arvestades veel seda, et ikkagi Leedus on nüüd uus rapsi pressimise maht, neil on tegelikult ekspordiks vähem, aga siiski on neil vaja samamoodi kuskil orienteeruvalt 500 000 ikka eksportida. Aga see kukkumine oli nüüd ka ametlikult nii-öelda kinni, võib-olla on seal mõne protsendiline lõtk, aga siiski on näha, et rapsi on siis Leedus vähem oodata sellel aastal võrreldes siis eelmise aastaga. Ja kui vaadata nüüd rapsi graafikut, siis tehniliselt saamegi öelda, et tegelikult nüüd peame jälgima, et kas see 520 piir nagu murdub alla või mitte, et see võibki jääda nüüd järgmiseks selliseks kõrgemaks punktiks, aga vaatame, sest ega siin on ka fondidel omad tegevused ja üldsegi, kuidas see siin veel edasi koristada saab ja nii edasi, nii et huvitav aeg on ees. Ja vaatame siia lõppu siis põllumeestootsi ka, sest et rapsiga võib selles mõttes jätkata, et eelmine kord me saates ütlesime ka, et teatud hinnatipud, me ütlesime ära, et mille saavutamisel me midagi peaks siis tegema ja rapsi puhul tegelikult päevahind siis oligi meil selline arvestus, et 505, me olime sellel hetkel kuskil 500 juures ja ütlesime, et kui 505 tuleb, et siis võiks nagu lukku panna, et mis siis juhtus? Juhtus siis tegelikult ju see, et sel samal päeval rapsi hind tõusis oluliselt ja päevahind oli 513 lausa. Loomulikult me selle 100 tonni siis 513 panime lukku ära, kuid siiski mõned päevad hiljem tuli ka nii-öelda rapsi hind päevahinnana 520 ja Matif oli siis kuskil seal 530 pluss. Nii et see tipp käis siis ära, et siis ma tean, et paljud ka fiksasid ja me ka Tootsile siis panime ära ja praegusel hetkel on Tootsile siis circa 3,5 tonni rapsi fikseeritud, mis ma ütleks, et on päris riski, teades, et siin aeg-ajalt ikkagi rapsiga ka suvel midagi võib juhtuda. Hetkel ma ütleks, et pilt on hea ja seal hirmu pole, aga elame-näeme, vaatame siis, mis see saagikus sügisel on ja nii-öelda natukene kindlama seljataguse annab siis see, et see viimane fikseering oli vähemalt väga hea hinnaga ja kuuldes seda infot, mis sa räägid, siis mulle hetkel tundub küll, et ma vähemalt ei näe, et see hind nii kõrgele võiks lähiajal minna, muidugi kui ei tule mõnda muud sellist nii-öelda sündmust, mis seda hinda just rapsil siis mõjutab. Vilja osas me ka ütlesime hinnasihid nisul 195 ja odral 190. Need jäid natukene kaugele, seal 5-6 euro kaugusele sellest momendist, aga nüüd vaatamegi, et täna on kerge plussipäev, vaatame, kas see siin murdub üles või mitte. Nii et me võib-olla siin odra ja nisu osas peame korra mõtlema, et võib-olla seada mingid madalamad hinnasihid või üldse jäädagi ootama siis seda, et kui see hooaeg saab läbi, et siis võib-olla hiljem hoopiski müüa. Et see on nii-öelda mõttekoht, et ma arvan, et me täna võib-olla ei peagi seda otsust nagu vähemalt odra osas tegema, aga mida me oleme tegelikult rääkinud, me oleme rääkinud siin ikkagi valemi müügist, on ju. Et kui teha üks valemileping ja võib-olla siin nisu osas võib-olla hoopiski seda valemit katsetada. Mina täiesti siiralt mõtlengi niimoodi, et kuna hinnatasemed on alla tulnud ja valemid ka ju paremaks läinud juba. Valemid on kriipsukene paremaks ka läinud igal juhul. Ja me näeme ka seda, et Tootsil on samamoodi vaja hooajal tarnida, samamoodi on tal vaja maksta sisendite arved, et raha tuleb nagunii on vaja müüa ja prooviks ära Tootsiga ka selle valemilepingu, et praegu minu mõte on kuskil sinna 200 tonnile teha nisu valemileping, sest sellega, mis see kaasneb, sa oled küll ära müünud selle valemilepinguga, on ju, ja siis me saame jälgida, mida see Matif teeb, saame panna ordereid üles ja meil on aega seda fiksata tegelikult. See ei tähenda, et kohe peab ära fiksama, ei pea, meil on aega ja olla valmis just siis, kui need hüpped tekivad ja siis nii-öelda võtta sealt orderiga siis võib-olla turu selline hüpe kaasa. No kui tänast hinda vaadata, siis tänane valem söödanisul nii-öelda tappmuugana on -33, -34, et panekski võib-olla see -33 pool on täpsemalt siin nii-öelda Matifi pealt vaadatuna. Paneme see 33 pool, -33 pool siis lukku praegu ja nüüd ma ei tea, mis meil see Matif teeb, et kas me praegu mingi orderiga ülesse paneme või mis sa arvad, et või peaks ootama? Ma ootaks praegu küll, et vaatame, kuhu poole ikkagi nüüd võtab turg sihi, et paneme valemiga lukku söödanisu siis -33 pool ja toidunisu kolmas kategooria on siis -17 pool. Et oleks meil siis nii-öelda selline valemileping ja vaatame, kuidas meil siis läheb sellega.
just, ja siis saame järgmisel korral juba seda vaadata suure tõenäosusega peale jaani. jah. aga selleks korraks kõik, kohtumiseni. Kohtumiseni.